Enam kui 100 ajateenijat esimese jalaväebrigaadi tankitõrjekompaniist ja Viru jalaväepataljonist alustasid varastel hommikutundidel jäise novembrikuu vihmakäes Jõhvi kaitseväe linnakust oma kursuse lõpurännakut. Rännak on eriline selle poolest, et see on esimene kord, kus me ühildasime 2 rännakut ära. Meie noorem allohvitseride kursuse kursandid siis on jaoülemad, pooljaoülemad, juhivad laskurkursuse koosseisus komplekteeritud jagusid ja peavad toimima ühtse meeskonnaga, annab võimaluse tulevastele nooremseersantidele saada esmane juhtimiskogemus. Laskurkursusega varem nad kokku pole puutunud, uued mehed, uus olukord ja saavad siis juba katsetada seda, mida neile on õpetatud. Loomulikult rännaku lõpus saame siis põhjalikuma tagasiside, aga usun küll, et see on väga hea idee ja kui tagasiside tuleb nii sõduritelt kui läbiviijatelt väga positiivne, siis ma kindlasti soovitan seda rakendada ka laiemalt. Kuidas rännak seni läinud on? No meie jaoks on rännak hästi läinud selles mõttes, et meie oleme saanud siis 7. startisime ja teises kontrollpunktis olime siis teise võistkonnana kohal. Et takistusi ja selliseid, eksimisi meil siiamaani esinenud ei ole. Olete sel rännakul esimest korda noorte sõdurite juhi rollis. Kuidas te selleks valmis olite? Kartust ei olnud, kuna tunnen, et olen siin seersandi rännaku alguses valmis jagu juhtima ja sellised ootusärevust kui sellist väga juhtimispoole pealt ei olnud, et pigem rännaku katsumused ise pakuvad võib-olla sellist ootust ja katsumust. Eluga!